Nii, alustame siis Vikipeedia teemalise veebiloenguga Vikipeedia kunstiajaloo õpetamisel, mida peavad meil ees Tartu Ülikooli kunstiajaloolased Elis Pärn ja Anu Vormisson Lahe. Sarnasel teemal pidasime loengut ka täpselt aasta eest Vikipeedia kunstikuu raames oktoobrikuu lõpus 2024. Tänane loeng keskendub siis eelkõige Vikipeedia õpetamise nüanssidele ja kogemustele ülikoolitöös ning seda ka me salvestame õpiotstarbelisel eesmärgil. Ja seega annan pikema jututa sõna Anule ja Elisele. Tere ka minu poolt. Olen Elisa siia palunud, sest Elisa on kunagi minu tudengina alustanud Vikipeedia artiklite kirjutamist ja jätkanud seda hiljem siis ka õppejõu rollis. Et võib-olla me avamegi täna natuke seda tausta, mida me oleme teinud, miks me oleme teinud ja miks me seda jätkuvalt edasi teeme. Et minu ainetes on Vikipeedia artiklite kirjutamist olnud juba viimasel 10 aastal. Ma arvan, et rohkem kasutama ajendas mind toona ka Miljon+ projekt, mis minu meelest oli väga ambitsioonikas ja me võiksime sinna miljonini ikkagi lähiajal ka jõuda. Ja alguses oli hästi suur rõõm, et Tartu Ülikoolis Miljon+-iga mindi kaasa, ülikool pakkus ka tuge, meil olid eriseminarid artiklite kirjutamiseks. Ja kuna mina ise oma õpiteekonnal olin üle mõistuse palju referaate vorpinud õppejõudude kummissahtlitesse, siis mulle tundus endale õpetades, et artikkel on väga hea valik, kuna see referaat seal sahtlis ei ela edasi, ei saa mingisugust tagasisidet ja seda ei saa ka täiendada erinevalt siis digiartiklist. Et kuigi ma bakalaureuseastmes olen oma tudengite läbi panustanud eelkõige võib-olla 17. 18. sajandi Euroopa kunsti osa, siis magistriastmes olen ma suunanud tudengeid juba teadlikumalt ka Eesti materjaliga rohkem töötama ja sellest artikleid tegema, et siit Elise esimene artikkel sündis just nimelt magistratuuris minu juhendamisel. Ja no sellega oli üldse see huvitav lugu, et kui ma hakkasin seda tegema, terve meie kursus, kes meil oli, siis oli pandeemia esimene laine, nii et meil oli materjalidega üsna kitsas, et me pidime otsima või kasutama seda, mis me leidsime igalt poolt, kas kodust või siis internetist. Ja mina siis muidugi kasutasingi seda materjali, mis mul oli ja oma uurimistöö teemaga seoses. Ja sündis see mõisa artikkel. Me vist nüüd näitame seda, ma arvan. Vist on näha? Jah. Et mina valisin jah siis Puitmõisa, mis on Eimõi mõis Virumaal. Et see on üks tõesti väga huvitav ansambel, et kui just vaadata sellist arhitektuurilist lahendust, et hästi puhas klassitsist, puitklassitsist muidugi, aga just tall ja tüllapuur on samast ajast ja ka sellised sammastega hooned. Et mõisate puhul üldse tasub ju rääkida esiteks tervikust, et mitte ainult peahoonest, mina siis lähtusingi ja mida ma olen siis hiljem ka teistele tudengitele soovitanud, et sellisest ansamblilisest lähenemisest, et mitte ainult siis rääkida peahoonest, vaid ka näiteks, et kuidas paiknevad kõrvalhooned, kuhu jääb park, milline on park, milline on tänane seisukord, omanikud muidugi, et kõik see sai minu artiklisse ilusti kirja ja teised minu tudengid tegid samamoodi. Et see Leinmanni puhul näiteks siin ongi Kurbergid on hästi huvitavad, et nende mälestuste põhjal siis on olnud just võimalik sellist eluolu uuesti luua, et selle ma panin ka siia ilusti sisse, mis ma kõik leidsin. Et näiteks kirjeldatigi siis hästi pikalt sellist, kuidas aed välja nägi, kus olid siis kasvuhooned ja nii edasi. Et see oli hästi tore minu meelest selle puhul. Põhiplaan näiteks oli seal ilusti olemas nendes mälestustes, et selle ma siis juba taastasin oma bakalaureuse töös, et mul oligi siis hea võimalus seda kasutada ja teadagi kogu seda plaani. Siin me näeme siis sellist aidahoonet ja kõik teised hooned on siia saanud siis kirja nende inventariseerimismaterjalide põhjal, mis on Muinsuskaitseameti arhiivis või 1970-ndatest siis pärit.
et ülesanne oli minu jaoks väga huvitav, sest et just saigi kasutada kõike materjali, mis mul oli. Kõik ideed, mis ma tahtsin kirja panna, ma panin, nii et nüüd ongi tulemus hästi põhjalik. Ma arvan, et siit leiavad ka vastused kõik teised. Et Anu, kuidas sa kommenteerid? Mina jäin väga rahule ja magistriastmes üldiselt need mahukamad ja kopsakamad artiklid ongi eesmärk. Et mis ei tähenda, et neid ei ole tehtud ka bakalaureuse astmes, et ma võib-olla ühe näitena näitan siit just ka Rooma Peetri kirikut, mis on välja antud bakalaureuse tudengitele ühe teemana, kuivõrd eesti keeles siin õieti midagi ei olnud. Ja mina lootsin, et me saame vähemalt praeguse kiriku ehitusloo kuidagi kirja, aga selle asemel saime me loo siis varakiristlikust basiilikast kuni siis tänase kirikuni, erinevad restaureerimistööd, tohutult rikkalikku illustratsiooni, materjali ja loomulikult siis praeguse kiriku plaanid erinevate põhiplaanide siin Bramante kuni Michelangelo kupli probleemidest ja lõpeb see artikkel, sest tegelikult tõesti on väga mahukas. Lõpeb ta ka siis erinevate kunstiteostega, mis kirikus on sisearhitektuurist Bernini baldahini loomulikult, reliikviate esiletõstmine, hauamonumendid. Et ta on tegelikult suurepärane, kompaktne taskugiid astudes sinna Püha-Peetruse väljakule, et sul ei ole mitte midagi muud vaja teha, kui sa hoiad seda käes ja käid skulptuuri juurde, hauamonumendi juurde. Et see oli väga positiivne üllatus ja selle üle ma kindlasti olen uhke, et teine asi on see, et kui tudengile neid teemasid anda, siis tuleb tudengit alati ka julgustada, et nad leiaksid selle oma ekspertsuse, et nad leiaksid need keeled, mida nad loevad, et nad leiaksid selle erialakeele, mida nad valdavad, et kui see jääb kujutavasse kunsti, kui see jääb biograafia uurimisse, on see arhitektuur, et selle tudengi teema valiku puhul peab olema see talle kindlasti sütitav. Ja on näiteks olnud ka selliseid tudengeid, kes otsivad väljakutset, et ma tahaks teha midagi põnevat, et siin võib-olla ma artiklit ei ava, aga toon lihtsalt näitena just Venemaa tsaariõukonnas töötanud arhitektid, kes võib-olla oma kodumaal jäävad tundmatuks, aga siis otsida kogu seda plaanimaterjali, lugeda peamiselt vene keelt. Just Giacomo Guarengi tuleb mulle esimese artiklina meelde, mis oli väga hästi läbi töötatud ja tõesti meil ei ole eesti keeles mitte kuskil nii põhjalikku käsitlust temast, kui tänaseks on Vikipeedias. Aga see ei tähenda, et kõik need ampsud peavad olema väga suured, et vastupidi, teinekord võib avada ka ainult ühte maali. Nii et ma siin võib-olla korraks otsiksin selle välja. See on nüüd tõesti selline väga värske artikkel koostatud tänavu veel mõni nädal tagasi, seda ei olnud, katab ära suurepäraselt ühe Michelangelo Caravaggio probleemse maali. Ja lihtsalt heaks näiteks, et kui tundub vahel, et oi, et mul ei ole anda enam kunstnikke või mul ei ole jagada teemasid, siis sellele maksab mõelda kuidagi avaramalt. Et ma just olen mõne kolleegiga rääkinud, et ei, et ma ei kasuta enam Wikipedia artiklit, sellepärast, et mul on kõik teemad ära kirjutatud. Ja siis on see küsimus, et kuidas me teemasid vaatame, et kui on kõik kunstnikud, keda sa oled tahtnud käsitleda, on ära kirjutatud, siis see ei tähenda, et ära oleks kirjutatud kogu nende looming ühes artiklis või arhitekt, et sa võid ju läheneda ka hoone haaval. Et siin on just väga hea meel, et Caravaggiast oli tõepoolest ülevaatlik artikkel olemas,
aga miks mitte minna sinna tema artikli juurde tagasi ja hakata võtma järjest siit tema maalinud nimekirju ja luua nende kõigi kohta täpsemad ülevaated. Et tuleb leida selline paras amps. Mul tekkis üks küsimus praegu kuulates seda, et kas ma saan õigesti aru, et Rooma Peetri kiriku kohta näiteks on kirjutanud, kuna see väga mahukas artikkel tõesti juba puhtalt oma suuruselt, et seda on kirjutanud mitu inimest, mitte ju ainult üks. Ei, seda tegi üks tubli tudeng. Üks inimene ainult? Jaa. Okei. Ja lähteülesanne oli talle 5000 tähemärki. Mina tublisid ei karista ja tema pakkus hoopis sellise lahenduse, sest ta jäi teemasse kinni ja kirjutas kogu selle loo meile kaunis emakeeles ära. Samamoodi ei ole meil ühtegi teist eestikeelset käsitlust, mis Rooma Peetri kiriku ajalugu selliselt avaks. Okei. Ja niimoodi on võimalik tuua sellist täiesti uut teadmist eesti keelde, et kui varem pidi otsima erinevate ajastute arhitektuurileksikonidest, et mida siis lisati või kuidas see kõik algas, nüüd on see meil kõik kompaktselt olemas. Ja näiteks neid võimalusi täiendada ja liikuda on meil väga palju, et loomulikult me Elisega identifitseerime ennast mõlemad arhitektuuri ajaloolastena eelkõige ja meie võib-olla valikud lähtuvad ka sellest ja me siin natukene ennist vaidlesime, et kas Palladio artikkel, mida ei olnud olemas, oleks midagi, mida näidata, siis minu meelest on see just üks selline artikkel, millel on hästi tugev kasvupotentsiaal, sest Päris saabki sealt samast. nii, et see on ka artikkel, mida ei olnud veel 5 aastat tagasi. Aga ühelt poolt, mis katab ära sellise põhilise Palladio eluloolise info, väga tore, võtab lahti tema arhitektuuri, üldiselt jällegi väga tore, aga kuna Palladio on olnud väga viljakas arhitekt, siis täiesti võimalik lisada siia järjest tema villasid, mida eelmisel kevadel ma magistrantidega ka natuke tegin. Siin on ajaliselt välja toodud tema esimesed villad, seejärel liigutud linnapaleede poole. Näete, kui palju punast, mis saaks kõik kenasti veel lahti kirjutada. Ei ole küsimust, et meil on ju Palladio artikkel olemas. Ja samuti, mis selle artikli puhul me ikkagi leidsime, et on veel väga hästi välja toodud, on Palladio mõju Eestis, eks ole, et miks me räägime ühest Põhja-Itaalia renessansi arhitektist, et ta võiks kuidagi olla oluline ja me peaksime temast kirjutama. Väga selgelt on siis tema põhimõtteid meie mõisa arhitektuuriga seostatud. Ja siin on ka see toodud ja loomulikult Palladio kui plahvatus Inglismaal, mis liigub otse Ameerikasse ja ei ole seal tänaseni kaotanud oma mõju. Et ma luban endale siia sellise humoorika vahepõike. Olin Floridas 2015 ja külastasin siis perekonna tuttavaid, kes on siis 44 aastal läinud ja nende järeltulijad või siis sattusin nüüd Floridasse sellisesse eraldatud kommuuni. Loomulikult tõkkepuu ja dokumendid ja kõik muu. Ja kui ma sinna sisse sõitsin, see oli tänavate kaupa Palladio villasid vähendatud kujul. Ma tahtsin minna tänavale kõndima, see ei ole see kombeks, nad ütlesid, et ma võin ju sõita, kui ma soovin. Aga kui sa vaatasid neid ruumijaotusi, sambaid, seda niisugust Palladio siis ma arvasin, et ma olen nagu sattunud kusagile filmi. Ja see on väga selge märk, et see palladionism, mis läbi Inglismaa liikus Ameerikast, elab seal siiamaani. Ja ka siin on toodud see mõju mujal. Põhja-Ameerika osas, Suurbritannia, Skandinaavia
ja loomulikult Jefferson, kes oli Thomas Jefferson siis pallanismi Ameerikasse viia, aga tema koduvilla Monticello lähtub Palladiust ja need on kõik siin lahti toodud, kirjutatud. Aga tõesti üks tohutu kasvupotentsiaaliga artikkel, millest võiks arendada neid veel ja veel ja veel. Et seda, et meil saaks teemad otsa või see, et me tunneks, et oi, et see artikkel võib-olla on pealiskaudne, siis Wikipeedia kõige suurem pluss ongi ju see, et erinevalt referaadist, erinevalt mis tahes kodutööst, sul on iga kell võimalik seda täiendada. Ja tegelikult mul oli jätkuküsimus mõeldud ka mu eelmisele mõttele, aga Anu, sa praegu vastasid selle sisuliselt ära. Küll aga ma küsiksin siis oma juurde selle jätkuna, et kui palju te ise olete oma siis seminarides või loengutes andnud nõu, ütleme just võib-olla spetsiifiliselt artikli enda kirjutamise osas, mitte sisuliselt, vaid vormiliselt. Et kui palju, ütleme, te annate neile, tudengitele siis vabadust, et minge ise vaadake, vajadusel vastame küsimustele, aga õppige selgeks see, et kuidas artiklit üldse kirjutatakse või kui palju on seda, et te näiteks näitategi loengus, et vaadake artikli, üks sihuke ilus näide on siin, kas või need samad, mis me täna oleme vaadanud. Ja siis räägite ka, et vaadake, et siit näiteks saab selle artikli avada, nii saab teksti lisada, et kas seda te teete ka osana sellest näiteks ainest või see on neil iseseisev töö tudengitel? Sa oled ju näidanud videosid, eks ole. Esiteks on Wikipeedia enda kodulehel väga hea artikkel, et milline on hea Wikipeedia artikkel, seda pappkasti tunnevad kõik. Et see on just nimelt pappkasti näide, kui teil endal ette tuleb. Siis teiseks on Ansiemanil väga hea video üldse artikli kirjutamisest, mida ma ka riputan alati Moodle'isse, mis on üliõpilastel näha. Ja Million Plussi ajast on meil ka väga selged PowerPointi juhised, nii et me käime selle materjali üle. Mina kasutan Wikipeedia artikli kirjutamist protsesskirjutamisega, ehk siis nad saadavad mulle esimese mustandi. On see siis Wordi formaadis või on see siis juba artiklina. Ja seejärel ma annan sellele artiklile väga selge edasiside, kuidas seda artiklit paremaks teha, on seal keeletoimetuse probleemid, on seal vähe pilte, on seal pildi annotatsioonide probleem, näiteks kujutavate kunstnike puhul väga selgelt soovitan galerii lisamist, mis toob tema loomingust palju parema ülevaate. Mida tudeng kipub unustama, on välislinkide lisamine, kust saab edasi uurida, kuidas edasi uudistada. Aga sealjuures meie jaoks on ju põhiline õpiväljund Wikipedia artikli kirjutamisel ikkagi see, et tudeng orienteerub eriala kirjanduses, tudeng oskab refereerida, tudeng oskab teaduskeeles ennast väljendada, ta oskab korrektselt viidata ja ühe materjali kompaktselt kokku panna. Et Wikipedia lihtsalt pakub väga palju lisavõimalusi just linkide, visuaalse materjali poolt ja ka teksti sisese linkimise poolt. Et ma siiralt loodan, et nad linke ka ise avavad ja liiguvad ja nende maailm saab ka veel selle võrra suurem. Kas Tartu Ülikooli kunstiajaloo osakonnas eksisteerib veel selline nõue, nagu oli minu õpingute ajal 5-6 aastat tagasi, et kasutada tuleb minimaalselt 2 või 3 paberkandjal allikat või see on kadunud nüüdseks? See paberkandjal allika küsimus ikkagi kerkib sellepärast, et minu kõige suurem soov on ikkagi see, et tudengid teadvustaksid selle Struve tänava kandilise maja olemust. Aga kuivõrd me oleme liikunud väga palju andmebaaside ajastusse, siis see nõue on jäänud selliseks, et veebiallikaid ehk siis muuseumite kodulehti, näituste ülevaateid võib olla endiselt 2 ja ülejäänud peaks olema kunagi kuskil trükis ilmunud. Kui need on kantud andmebaasidesse, ajakirjad, raamatupeatükid, jah, see on okei, aga allika kriitilisust säilitades on oluline, et me tegeleks teaduskirjandusega. Hästi. Nii et jah, ma endiselt nõuan seda, et me ei tohi teha seda
Britannica põhjalt, me ei tohi seda teha väga toredate ja veenvate blogipostituste põhjal, mis on olnud ka minu töös väga sage probleem, kui ma saan Wikipeedia artikli, mis baseerub 3 erineval blogil ja need võivad olla tohutult püüdlikud ja kenad inimesed, kes neid blogisid peavad. Aga minu esimene küsimus on tudengile see, et kas sinu blogi saab usaldada ja sellele viidata. Mis on selle allika usaldusväärsus, et kuna me tõesti selle õpiväljund on ikkagi teaduskirjandusega töötamine, teaduskirjanduses orienteerumine, siis ülikoolist ainete raames loodud artiklitel me seda nõuet endiselt hoiame, et asjadele peab vaatama allikakriitiliselt otsa. Kui nad kodus õhtuti salaja teevad Wikipeediale kaastööd, siis ma ei saa kontrollida. Ja mis te ise arvate, et kas artikli enda, kas just kvaliteet, aga ütleme, kui palju mõjutab võib-olla siis seda lõplikku tulemust see, kas inimene kirjutab selle üksi või näiteks kolmekesi ühistööna? Vastaksin hea meelega nädala pärast, sest täna katsetasin seda formaati, kui tudengid kirjutavad kahekesi. Ja praegu esialgsete vaatluste põhjal julgen öelda, et see kvaliteet on parem. Julgen ka loota, et AI on nende töösse sekkunud vähem. Ja mida veel selle katsetuse puhul, et kui ma varasemalt olen andnud teemade ringi ette väga selgelt, nuputanud neid teemasid siin enne see uut semestrit, et mis on veel kirjutamata ja mis ja kuidas, siis täna, kui ma andsin nendele duodele vabaduse leida teema meie käsitletavast perioodist ja panna see teema siis foorumisse ja ma sain vaadata, mis on juba Wikipedias olemas, mida nad täiendavad või kas nad alustavad päris uut. Näiteks selle tulemusena on Wikipedias tänaseks eraldi artikkel barokiajastu sõrmustest. Väga kihvti illustratiivse materjaliga, sõrmustud tüüpidega ja nii edasi. Et praegusel hetkel on ta siis üle-euroopaline, seda saab tulevikus siis sealt jagada. Tudengid, kui nad leiavad oma teema ja seda me võime isegi mõlemad julgelt, eks ole, võib kohe liikuda siit selle mõisa teema juurde edasi. Et kui tudeng tuleb oma teemaga, siis tema silmad säravad teistmoodi ja ta teeb tööd teise innuga. Nii on ka mõisakursusel, eks ole. Ja oli küll. Et sina oled ju kasutanud Wikipedia artiklit ka pigem täiskasvanud täiendõppijatega. Mul neid ikka sattus, jah, see Balti-Saksa mikrokraad. Ma ei tea, kas see oli lõpuks pooleks või kuidas see tasakaal oli. Aga seal ma esitasin ka muidugi teemad, mille kohta oli materjali. Et siis lihtsalt saaks nagu kasutadagi just nimelt seda massi ja siis sealt siis ise kirjutada kokku selline korralik tekst ja siis nagu seda hinnata. Aga jah, mikrokraadile hästi meeldis see, et kirjutada siis kas sellisest kodumõisest või kodukihelkonna mõisest. Ja üks huvitav artikkel oli Gotlandi mõisast, kus siis mõisa omanik ja äkki see jagab. Mõisa omanik siis leidis, et see Wikipedia artikli kirjutamine on hea mõte, et siis tal on kogu see info kogu aeg kättesaadav. Ja oli näha, et ta on oma kodumõisas ajalugu muidugi põhjalikult uurinud. Nii et siin on siis lisanud sellist materjali ja selliseid viiteid, mida võib-olla selline tavaline bakalaureuseõppe tudeng ei lähe päris otsima, et siin on näiteks Lätis tellitud see mõisa peahoone arhiivijoonis, et see on hästi huvitav, see on muidugi kunstiajalokirjanduses ka leitav, minu meelest Eesti kunstiajaloo 3. osast näiteks, aga et see niimoodi Wikipedias on ka ikkagi suur asi, sest sellist materjali lihtsalt ei ole väga niimoodi. Et siin võime näiteks vaadata sellist Gotlandi asustus ja nimelugu, mis on hästi põhjalik. Et viiteid, kui palju siis siit läheb edasi, et mis toimus järgmistel sajanditel, kuidas siis kes sai omanikuks ja nii edasi. Ja ülesehitus on sarnane, nagu mina siis oma Einmanni artiklist tegin ja seda ma soovitasin. Ja see paljudele muidugi sobis ka, et kes kuidas seda lahendas pärast, et see on jah natuke teistmoodi. Aga selle Gotlandi puhul me näemegi, et kõigepealt on siis kirjeldatud seda, mis toimub väljas. Konstruktsioon, mis on väga huvitav, et minu meelest siin dendrokronoloogilisi uuringuid on tehtud
et noh, jällegi omanikul on olnud see võimalus seda teha, et ilmselgelt see on artiklis sees, et see on kõik väga huvitav, et seda niisama kuskilt ei leia, ainult kui siis sinna Gotlandi sõita. See on tegelikult see, mida me oleme omavahel just rääkinud, et väga hea Wikipedia sisaldab viimaseid uurimistulemusi. Ja just. Et kuivõrd ta on täiendatav, siis selle Gotlandi puhul on ka väga selgelt näha, et ta sisaldab uurimistulemusi, mis on võib-olla väga väikese kildkonna kasutuses, aga need saavad korraga avalikuks. Need dendrokronoloogilised uuringud, Läti arhiivist tellitud materjalid. Samamoodi, kui artikkel jääb nii-öelda omaks ja armsaks, siis on võimalik sul iga kord, kui midagi uut ilmneb, seda sinna välja tuua, eks ole. Just, et noh, siin näiteks on näha, et mis on siis sees tehtud, kuidas on restaureeritud ja nii edasi. Ja siis muidugi park ja kõrvalhoone, jällegi näiteks siin rehehoone joonis, ka Lätist jälle, et väga huvitavad materjalid. Selle artikli puhul on muidugi see, et viited tuleks üle käia, korralikult vormistada, täis pikad, välja kirjutada. Ja noh, keeleliselt ka, aga see on selline hilisem etapp juba. Aga mikrokraadi puhul oli kuidas ma seda Saku artiklit, et Saku mõisa puhul meil oli minu meelest 2 õpetajat, kes siis võtsid selle ülesandeks see lugu siis lahti kirjutada, et nemad pidid ka hästi huvitava teksti siis, et siin on hästi põhjalikult omanikud muidugi ja siis tuleb ansambli lugu, et siin ongi väljast jälle muidugi see interjöörist lahendas, et see on niimoodi, et nad tegid raamatust pild, et see on ka üks hea meetod, kuidas siis jagada seda, mis on saalis. Minu meelest nad olid saalis või salongis. Pargilugu, siin on kõik ilusad puud esile tulnud ja nii edasi. Ja minu meelest üks artikkel oli veel, kus kirjutatigi sellist suulist pärimust, et noh, see on ka jälle midagi, mida saab jagada, mida võib-olla kuskil mujalt niimoodi ei leia ja keegi ei otsi ka. Et ma näiteks soovitasingi, et võib minna sinna kirjandusmuuseumisse, kus võib leida sellist väga huvitavat suulist pärimust. Ja ma tean, et üks õppijatest ka käis seal ja pärast ta siis tutvustas meile seda. Ma seda artiklit praegu peast ei mäleta, sest noh, ta pidi seda pikemaks muidugi kirjutama, aga ta ei jõudnud selle juurde. Aga just see, et ta käis seal seda materjali otsimas, et see oli nagu hästi tore, et oli näha, et tal tõesti endal ka silmad säravad peas, et ta väga huvitav. Jaa, absoluutselt. Ja no, ütleme, üks asi ongi see, et artiklit on alati võimalik täiendada, juurde lisada infot ja see, et inimene valib teema, mis teda päriselt huvitab, see kindlasti suurendab artikli kvaliteeti. Aga kindlasti mulle tundus praegu eriti nende viimase 2 näite põhjal, et üks tähtis faktor on ka see, et inimene kirjutaks võib-olla sellisest näiteks enda kodukohaga seotud, enda perekonnaga seotud kohast või paigast, et see kindlasti on ka selliseks heaks faktoriks, mis ennustab päris hästi artikli võib-olla sellist sügavust, just mitte niivõrd mahtu, aga just sellist ka allikate paljusust ja rikkust, et see kindlasti annab seda juurde. Jah, et nii nagu me enne rääkisime, et ühelt poolt see täpsus, mis tuleb nende uuemate uuringute, uuemate allikate kasutamisel, et samamoodi mõisates on ka viimase 20 aastaga väga palju avastatud, restaureeritud, eriti maalingute osa, mida me jällegi niisama lihtsalt erialakirjandusest kompaktselt ei leia, aga tuua need kõik sinna mõisate juurde ja mis on ikkagi väga oluline Rahvusülikooli esindajatena meile ka, et see eestikeelse Wikipedia täiendamine aitab säilitada ja arendada erialakeelt. See on oluline mis tahes erialal, aga arvestades ikkagi inglise keele pealetungi, siis erialakeele õppimine, erialakeele säilitamine, erialakeele arendamine on väga oluline, sest kui küsida tudengite käest, kuidas minu edasiside nende artiklitele algab, siis tavaliselt algab see lausega alus, öeldis, sihitis. Et seda ma näen ka väga paljudes teistes artiklites, et emakeelne lauseehitus on mureks noortel ja see on see hea koht, kus ka seda meelde tuletada, et kuidas me kirjutame ilusas eesti keeles.
üks teema, mille kohta kindlasti ma tahtsin ka teie käest uurida, on see, et me oleme rääkinud täna juba üpris omajagu sellest, millised on, ütleme, teie sellised paremad näited, kogemused endaga seoses. Kui palju te olete nendel teemadel arutanud või näiteks nõu andnud teistele kunstiajaloolastele, ütleme siis just väljaspool Tartu Ülikooli, või ka lihtsalt, ütleme, kolleegidele muudes ülikoolides, kes ei ole tingimata kunstiajaloolased? No tegelikult nõu võib anda ikkagi ka juba oma ülikooli sees, sellepärast et on ikkagi ka neid, kelle jaoks Vikipeedia artikli mõte on tõeline heureka, et ka eile õhtu oli meil üks koosolek, kus üks kolleeg peaaegu tõusis toolilt ja ütles, et päriselt, et kas nii saab. Ma ütlesin, et jaa, et muidugi saab, et ma saan aru, et sa muretsed kvaliteedi pärast, aga nii nagu Vikipeedia kaastöölised on läbilõige ühiskonnast, nii on ka meie tudengid ühe aastakäigu läbilõige, et see ei ole nagu mure, millega peaks magama minema. Aga mina olen sellest rääkinud alati võimalusel ja hästi tore oli eelmisel nädalal just küll ka oma instituudi sees kuulata, kuidas väga suur osa arheoloogia õppejõude samuti Vikipeedia ülesannet kasutab. Ja ma saan aru, et Pallasesse ei ole see veel liikunud, aga Kunstiakadeemia on natukene teinud. Ja see kool, kes on kunstileksikoni sisse kandnud, see on mulle kahjuks teadmata. Aga see töö on ka viimastel aastatel tehtud, et terminoloogiline osa on juba päris hästi kaetud. Aga minu meelest on see ülesanne, mis on jõukohane ka abiturientidele, et seda võiks julgemalt ka neile soovitada ja ma arvan, et neid teemade ringe on seal omajagu, kust nad võiksid enda ekspertsust näidata ja arendada. Kas hetkel on mingisugune valdkond, korra te mainisite oma jutu alguses, et väga paljud, ütleme, et praegu, ütleme, kunstiala osakonnas on võib-olla mõndadel õppejõududel ka küsimus sellega, et väga paljud teemad on justkui ammendanud, tundub, et pole enam artikli teemasid, mida anda. aga kas näiteks on teada mingisugune veel kas või väike katmata valdkond, kus ei ole väga artikleid eesti keeles olemas kunstiala vallas? Ma täna julgen öelda, et võib-olla on meil probleemsemel vararenessans ja keskaeg maailma mõistes. Et võiks olla väga hästi kaetud 20. sajandi esimene pool maailma kunstist. Võib-olla kohe ei plahvata, aga nii võib-olla nagu ma selle ballaadi näite puhul ka tõin, et meile justkui tundub, et meil on juba olemas artikkel arhitektist, siis tegelikult on tema juures tohutult palju erinevaid teid. Kõik tema villad, kõik tema paleed, kõik tema sakraalehitised, need väärivad kahtlemata omaette artiklit, et see teemade ring on natuke vaatab see küsimus, kui kitsalt või laialt seda vaatad ja tõesti tõin siin, eks ole, selle ühe maali näite ka, et meil on maale analüüsitud artiklite kaupa, et miks mitte tuua need põhilisemad analüüsid suurte kunstiteoste puhul eraldi välja. Et mina ei näe nagu sellist suurt katmata muret. Jah, võib-olla sealt vararenessanssist tahapoole on ruumi küll, aga seal on ka võib-olla teemad, mis põimuvad tihedamalt sakraalse kunstiga ja olgem ausad, meil on ülikoolis täna kindlasti selline põlvkond, kes kristliku ikonograafiaga suhestub väga vaevu ja see on ka julgus, miks nendele teemadele ei läheneta. Et nad ei tunne teemat, nad ei tunne ennast mugavalt, nad ei tunne ka arhitektuuri sellel määral, et nad vajavad kindlasti nagu lisatuge ja abi selleks, et varakristlikku kunsti seal tõlgendama hakata. Et siin ma näen võib-olla just lünka selles ülikoolihariduses, aga seda lünka ma olen julgelt varem ka esile toonud, et meil on kristliku kultuuriloo ja pildiloo tundmisega
õppekavas katmata kohti. Kui ikkagi on mees veinitünnidega, siis ilmselt on Ghana hull. Ja kui on mees sidemetes ja ei ole Egiptuses, siis ilmselt on Lazarus. et selliseid näiteid auditooriumis on tegelikult igapäevaselt paraku ja see ei ole nagu, selles ei ole keegi süüdi, vaid selles on süüdi see, või selle põhjus on see, et meie üldharidus tänaseni pelgab usundiõpetust ja me ei tule ka ülikoolis sellisele korralikule kristlikule kultuuriloole, millel tegelikult baseerub kirjandus, kunst, teater, muusika piisavalt lähedal. Aga seda kahjuks ei saa Wikipeedia katta nii lihtsalt. Muidugi keegi võiks kõik piiblilood sisse tükkida, aga see ei ole kunstiajaloolastele. Et me võime siin vaadata natukene kõrgemale ja küsida võib-olla abiteoloog käest. Ma saan aru, et täna me oleme natukene puudutanud AI teemat, mis on praegu kõikjale tohutult kuum kõikides olenemata valdkonnas tõesti. Ütleme niimoodi, et kui me jätame praegu kõrvale võib-olla siis ainespetsiifilise ülesande, kus AI kasutamine pole lubatud artikli kirjutamisel, kindlasti seda te kontrollite. Kui me võtame aga laiemalt, võib-olla jätame siis selle konkreetse aine kõrvale, kuivõrd kas AI, ütleme, kui sellised tulek pigem ütleme näiteks eestikeelset kunstiajaloo artiklite sellist kvaliteeti ja arvu. Kas ta pigem tuleb seal abiks või pigem kahjuks, sest et niivõrd, kuivõrd ta kirjutab selle valmis võrdlemisi kiiresti või isegi väga kiiresti võrreldes inimesega, siis ütleme, et kas teie meelest on see pigem selline positiivne või on see ohtlik, sest inimesed ise enam ei kirjuta niivõrd palju artikleid kui varem? Küll väga suure kaaluga küsimus, julgeksin mõelda, et AI-d tuleb ühelt poolt võtta ikkagi väga positiivsena ja mis Tartu Ülikoolis juhendite järgi on lubatud, on teksti toimetamine AI-ga. See, et AI on võimeline sealhulgas ka näiteks Eesti temaatikal artikleid koostama suhteliselt kiiresti. Ma ei arva, et see on otseselt halb, aga võib-olla siis ongi see küsimus, et kuidas fokusseerida, et kes neid kontrollib. Et kui inimesed paneksid sinna ausalt nagu sildi külge, et selle artikli on koostanud AI ja see on üle käimata. Ma ei näe nagu nii tohutut ohtu, et inimene ka eksib ja võtab, tõlgendab ja tõstab materjali võib-olla valest anumast veel valemasse anumasse, et seda on läbi ajaloo olnud ikka, et kes meist ei oleks leidnud artikleid, mille viited ei vasta tegelikkusele või mõnda uurijat, kelle jutt on 3 korda ümber lükatud või midagi muud, et mina arvan, et AI-sse tuleks suhtuda kuidagi mõistlikult. Ma ei tea, Elis, kui palju sinul on kokkupuuteid või kuidas sa seda tunned? Üldse ei ole. Ainult ma olen kasutanud neid tõlkeprogramme, mis aitavad seda teksti ladusamaks muuta või midagi sellist, et muidu ma ei kasuta, et see on ikkagi suhteliselt võõras, ma väga isegi ei tea, mis need kohad on. Siis ma pean sinuga pahandama hakkama sellepärast, et see tegelikult on roll, mis seisab meil ees, et me peame õpetama seda, me peame õpetama ka tudengeid seda mõistlikult kasutama. Aga see ongi see, et see on kõik tulnud nii kiiresti, sest kui ma mõtlen selle peale, kus ma olin 3 aastat tagasi, siis see vaikselt keegi natuke midagi puudutas. Aga nüüd kogu see AI teema on just nagu igal pool. See tundub, et see tuli nii kuidagi üle. See ongi nagu nii võõras. Kuidas, võib-olla küsin siit vastu, ma saan aru, et see on kohkus terve peaks küsima, aga kuidas Eesti Wikipeedia meeskond näeb AI tulekut? See on täpselt natukene peegeldab teie vastust, et see on kahetine. Seal on seda positiivset poolt ja seda halba poolt.
noh, muidugi positiivne pool on see, et kuivõrd me eesmärk on ikkagi ju suurendada artiklite arvu, aga mitte lihtsalt artiklite arvu, vaid just kvaliteetsete artiklite arvu, sellepärast et ka praegu mitmed botid on liikvel, mis kirjutavadki sulle valmis ühe-kahelauselisi artikleid mingite täiesti suvaliste kas või mõistete kohta, olenemata täiesti valdkonnast. ja artikkel kui selline on sellega loodud. nüüd iseasi on see, et mis väärtust see pakub, et kas see, et on üks lause mingisuguse nähtuse kohta, kas see on siis parem, kui seda üldse poleks, ilmselt küll. aga samas jällegi, et meie huvi eelkõige on ikkagi saada inimestest kaastöölisi, sellepärast et inimeste kirjutatud artiklid ikkagi hetkel veel, me ei tea, mis on 5 aasta pärast, on mahult ja kvaliteedilt ikkagi võrreldamatud sellega, mida teevad needsamused väikesed botid. AI-ga massiliselt artiklite kirjutamisi meie pole täheldanud. On ikkagi needsamad mitukümmend aktiivset kaastöölist Eesti Vikipeedias, kes artikleid kirjutavad igakuiselt mitmeid kümneid ja ütleme, et 250 000 artiklit täituski ju nüüd paari kuu eest. aga selles suhtes, et kindlasti abivahendina on ta väga hea, sest ütleme, et üks asi on see, kui inimene nullist hakkab kirjutama artiklit, see ikkagi siis uuele vikipedistile on võrdlemisi keerukas. aga AI abiga kas või näiteks kirjutada üks lõik valmis ja seejärel seda toimetada, lisada korrektsed viited, on väga hea sellepärast, et ütleme, see maht on põhiline, mis inimesi hirmutab. et kui ikkagi öelda näiteks, et artikli pikkus olgu 15 000 tähemärki või isegi 20 000 tähemärki, mis on paljudel väga headel artiklitel, siis seda, ütleme, saab tõesti nõuda sellelt inimeselt, kes on aastaid kokku puutunud sellega. aga neid inimesi on sellisel juhul väga raske meelitada liituma ja hakata ja siis öelda neile, et tulge ka liituge, kirjutage artikleid, sest et noh, seal on vaja sellist elutervet algusetappi, et no milline see artikkel siis peaks olema. et ma arvan, et sellise stardipakuna on AI väga hea. tervikuna küll, eks me tegelikult näeme seda alles aastate pärast, sest et keegi ju ei tea, et mis suunas see liikuma hakkab, võib-olla 5 aasta pärast AI kirjutab peaaegu et kõik artiklid valmis, et ka see on täiesti variant, aga jah, et hetkel on, ütleks niimoodi, et see seisukord hea, inimesi tuleb ja AI on pigem ikkagi abivahend, kui siis, et ta võtaks kelleltki midagi ära või siis kirjutaks lihtsalt valet või eksitavat infot Eesti Vikipeediasse. ma olen ka nõus sellega, et see on abivahend ja see on võimeline looma niisugustest väga keerulistest asjadest lihtsustatud asju tudengitele. ja ikkagi ka see aeg, kus me oma tõlkeprogrammidega oleme, kui mina mõtlen tagasi 20+ aastat tagasi maaklikute ajal, kus sõnaraamatud olid minu kõige väärtuslikum raamaturiiuli täide. ja töötades vanema materjaliga leidsin ma ennast veel tihti nende vanade saksa sõnaraamatute rüppest, siis tänased juba üsna kvaliteetsed tõlkeprogrammid aitavad ikkagi väga palju töötada ka natukene võõrama materjaliga. ja seda mina olen ka väga palju julgustanud nendel, kellel on mingisugune keelealge olemas, kellel on baasteadmised ühest või teisest, et minge julge, et see 2-3 lauset, mis teil on oma artikli jaoks vaja, te suudate ära tõlkida, te suudate üle käia. et see annab ka väga palju enesekindlust tudengile endale, et tegelikult on ta võimeline mis tahes teemal, mis tahes ajaga midagi looma. ja see on natukene nagu AI, et see võtab ära selle valge paberi hirmu, et kui sellega alustada ja seda pidevalt teha, siis sa ei karda seda kirjutamist, sa ei karda seda loomist ja otsest alustamist. ja teine asi, ütleme ka, mis vähemalt Eesti Vikis, aga ka mujal, inglisekeelses loomulikult ja teistes suuremates keeltes, mis tagab selle artiklite kvaliteedi ja võib-olla just, ma mõtlen siis vormistuslikus mõttes, ehk siis viidete mõttes, on ikkagi ka administraatorite töö, mis Eestis on minu hinnangul väga hea. see tähendab, et uued artiklid, mis ilmuvad, ikkagi vaadatakse lähimal ajal üle, me räägime siin paarist päevast, ja kui ütleme, seal tõesti ilmneb puuduseid, viiteid üldse pole, on see kuidagi kasutatud, on mingisuguseid allikaid, mis tõesti ei vasta
ei akadeemilisele ega muule stiilile, siis ikkagi juhitakse tähelepanu ning vajadusel kas korrigeeritakse või eemaldatakse. Et selles suhtes see on ikkagi ka tagab minu jaoks selle kvaliteedi, et seal pole ohtu, et hakkaks levima kuidagimoodi massiliselt siis sellised artiklid, mis ei sobi eeskujuks, eriti vahet ei ole, kas siis uutele vikipedistidele või üldse lugemiseks kasvõi. Selle üle mina olen väga tänulik, sellepärast et nii on ära kustutatud nii mõnigi väga hirmus koolitöö. Tudengile on see muidugi šokk, kui ta hommikul tuleb seda esitlema ja avastab, et keegi on öösel tema artikli eemaldanud või täiesti ümber kirjutanud, aga siis ongi see minu koht viidata, et kopp, järelikult pidi olema väga suur mure, et keegi ei tee seda kiusu pärast. Eks ole, et need on väga üksikud juhtumid minu 10-aastases praktikas, aga neid on olnud. Ja loomulikult ma olen alati soovitanud hoida ikkagi ka teist dokumenti lahti, et Wikipedia ei ole nagu see koht, kus sa lood, vaid see on koht, kuhu sa kannad tulemused. Ja kusjuures mulle tegelikult praegu tuli meelde, et enda ülikooli ajast bakalaureusest kunstiajalooga õppides, siis ei mäleta ka, et kas see oli Tõnis või Anu sina, et minu meelest sai ka see eraldi öeldud, et kindlasti kirjutage artikkel alguses Wordi, mitte ärge pange kohe Wikisse, sellepärast et toimetage ta ära seal Wordi dokumendis, kus on teil eraldi kõigest muust ja alles lõpus tõstke ta sinna Wikisse. Mitte jah, et see on nagu palju turvalisem ja see on teil endal mugavam ja ise kasutan seda siiamaani, kui mul on vaja midagi kirjutada või täiendada, sest et tõesti, et see annab selle lisakindluse ka inimesele, et mu artikkel on hea. Jah, mina soovitan seda väga siiralt koos selle, kuivõrd ma ikkagi identifitseerin ennast dinosaurusena, kelle õppejõu algusaegadel kogu aeg plahvatasid kõvakettad ja see protsent oli hästi suur, et siis olen ma soovitanud lisaks sellele, et see on Wordis, et seda hoida ka veel pilves. Mina kirjutasin küll otse ja siis oligi see probleem, et öösel kell 2, siis kui ma võtsin, nüüd ma hakkan nüüd lõpetama, siis ma vaatasin, keegi oli vahepeal muutnud seda. Aga õnneks seal sai teha copy-paste ja nagu kõiki alles, isegi vormistus nagu see ei olnud suurt. Aga see on nii tore, et see on just see, mida ma räägin ka tudengitele. Iga artikkel muutub nagu oma lapseks, et kui keegi seal midagi muudab, siis ma tahan kohe vaatama minna, et mis sa nüüd tegid, et miks sa nüüd niimoodi tegid, et see on ju minu tekst ja tekib selline teatud kaitserefleks, ja see on hästi tore, sellepärast, et see jätab selle seotuse ja toob hiljem siin selle teema tagasi ja tood, ma sain nüüd veel midagi teada. Et ühegi referaatiga seal sahtlis ei juhtu seda, ma olen täiesti kindel, et üliõpilane ei jookse 1,5 aastat hiljem ja ütleb, et ma tean selle kohta palju rohkem, kas ma võin sinna juurde kirjutada. Et see on muidugi jah, aga kahjuks väga paljud, kes Miljon+-iga läksid kaasa, on loobunud ja see on see koht, kus kardetakse just seda ebakvaliteetset artiklit. Kardetakse seda, et kui sa ei jõua kõiki artikleid piisaval määral edasi sidestada, et siis kvaliteet kannatab. Et mina olen selle hirmuga ka enda sees tegelenud, et selles ei ole mitte midagi nii hirmsat, need väga halvad asjad ei jää sinna. Et see on võib-olla koht, kus natukene võtta maha seda, et mõtlen, ma lasen kirjutada ja keegi kirjutab midagi jubedat. Üks võib-olla erisus ka, et mida meie märkame iseenda töös tihti on see, et võib-olla ma isegi eristaksin 2 tüüpi toimetamist. Ühed on need, kes ikkagi tegelevad sisulooma ja kes parandavad sisu, lisavad sisu tihti väga suurtes mahtudes, aga täiesti omaette seltskond nii-öelda, vähemalt eestikeelses Vikipeedias on keeletoimetajad. Need, kes tegelevadki lausestuse, kirjavahemärkide, suure väikse algustähega, et tihtipeale need ei kattu, et need inimesed on erinevad. Ja ütleme, et kui artiklit parandatakse tihtipeale niimoodi väikestes mahtudes, siis on pigem tegemist nende keeletoimetajatega. Nad ei pea olema professionaalsed keeletoimetajad, nad võivad olla lihtsalt inimesed, kellele meeldib tekste korrigeerida. Ja siis nad teevad seda aktiivselt ja ütleme, et see on täitsa selline eraldi ütleme siis grupp inimesi eesti keeles riigis. Kas meil on mõni teema veel katmata, millest me lubasime täna rääkida? Meie vist ikkagi julgustame edasi kirjutama Wikipedia artiklit. Jah, absoluutselt, et just see, et sul on võimalik olla täpne, sul on võimalik
kasutada ilusat emakeelt, arendada ja säilitada erialakeelt. ja see ongi tegelikult, noh, kui me räägime just eriti arhitektuurist kui teemast, siis paljude jaoks ongi kogu see sõnavara uus, nad ei ole sellega varasemalt kokku puutunud. Et see ongi just hea koht, kus seda kõike praktiseerida, endale kõik see selgeks teha. Et see näiteks mikrokraadi puhul oligi, nad ei teadnud pooli asju ja siis pärast nad rääkisid, et nii põnev oli, et just need ja need asjad sai selgeks, et nüüd nad oskavad nagu vaadata hoonetele otsa, et see on minu meelest nagu hästi suur pluss. Aga samas ka maalikunsti või skulptuuriga täpselt samamoodi, et sa kasutadki seda sõnavara, et sa ütled kinnistad erialakeelt ja see on üks ülesanne, mille läbi seda saab teha, et me võime küll rääkida loengus või seminaris, et vaadake, selline kolmnurkviis, selline hammaskarniis, selline tahveldis. Aga kui ta ei pea ise hoonele otsa vaatama ja andma sellele nimetust ja kontrollima, kas see nimetus on ikkagi termin on õige, et siis see kinnistub palju aeglasemalt. Kahtlemata. Ma küsiksin lõpetuseks võib-olla enda viimase küsimusena seda, et ütleme, kas kunstialaosakonnas teie juures on näiteks hetkel mingisuguseid puhtalt mõttetasandil, see ei pea olema reaalne plaan paberil, aga ideid näiteks mingisugusteks uuteks aineteks või uuteks aine mingisugusteks alaosadeks, kus Vikipeediat kasutada. Noh, puitmõistetest me oleme rääkinud, mis on suurepärane, see esimene artikli näide oli väga hea. On näiteks plaanis mingisuguseid selliseid uusi teil endal mõtteid, mida näiteks võiks teha, on see siis mikrokraad või on siis tasemeõppe tudengitega, et selliseid ideid? Jah, me seisame suure õppekava arenduse lävel 2025–2028 peaksime me kokku saama uue kaasaegse õppekava, mis vastaks tööturu vajadustele aastal 2033, kui see üliõpilane siit siis lahkub. Et me töötame praegu ainetega ja me töötame õpiväljunditega, me töötame sellega, et siduda kõik need tulevikuoskused õppekavaga. Ja ühelt poolt Wikipeedia artikkel kindlasti on seal tulevikuoskuste reas, kuivõrd ta katab emakeelset head eneseväljendust, erialakirjanduses orienteerumist, tehniliselt ühe asja veebi viimist, eks ole, et see on ka see IT-oskused, et ta katab ühe ülesandena päris palju erinevaid oskusi. Nii et ma arvan, et ta ei kao otseselt meie õppekavast kuskile, aga kuidas ta uues õppekavas oma koha täpselt leiab, milliste ainete juures ja kuidas seda üles ehitada, see on meil praegu ajurünnaku tasemel. Arusaadav. Selge. Kas on midagi veel, mis te sooviksite meie veebiloengu lõpetuseks öelda? Te julgustage kõiki kirjutama. Meie julgustame ka. Super. Aga selge, siis tõmbame vaikselt otsad kokku. Tänane veebiloeng sellega on lõppenud. Rääkisid Alo Ormisson-Lahe ja Elis Pärn, Tartu Ülikooli kunstiajaloo osakonna õppejõud ning sellega loeme oma loengu lõppenuks. Suur tänu teile!